kopp. Ai, kes see on siin sees? Emmi. Tere. Emmi, ütle ka tere. Ei, Emmi ei ütle mitte midagi selle peale. Tervist siis, me lähme täna Kirbukale, Mustamäele Kirbukale. Jutt oli kaltsukatest, aga noh, ma ei tea, vaatame kuhu satume. Äkki leiame midagi huvitavat kuskilt. No nii, ise teenindav Kirbukas olemas. Kirbukale. Kadaka turg. No mina juba leidsin endale kampsuni jõuludeks. Tada! Päris hea diil on ju kallis. Väga hea. 5 eurot. Täitsa uus. Viiekas. Assa räkk sissi vaata. Oi, mulle parem vist. Emmile või? No me saime päris hea saagi sealt Kadaka turult. Me eriti õnnelik olen ühe jope üle, mille issi leidis. Selline jope. Täiesti korralik talvejope Sofile 8 eurot. Nii, me oleme jälle õiges kohas Kirpis. Kirbukas! Väikene vahemärkus. See Mati kullapood, mis seal on, sealt ma ostsin Nelele kihlasõrmuse. Kihlasõrmus oli väga ilus. Aga mul on ausalt öeldes pole õrna aimugi, kus see praegu on. Mina tean. Aga jah, õnneks Allar pidi teadma. Minu kindla... Vastame Emmi sulle siuksed või? Teed selliseid puust kingi? Toho, tuli näoga tuua. No siin musta kiisu Kirbuka ausalt öeldes ei leia mitte midagi. Ei tea, kes peaks välja uurima, millise sõrmuse issi mulle ostis või? Vaataks, palju maksaks. Õpedaned on joonud. Ai, siit pole rohkem näha. Tahtsin vaadata, kui palju mu sõrmus maksis. See oli ees. Miks? Sest et see oli ainulaadne. See ei olnud ainulaadne. Meie pulmasõrmused on küll ainulaadsed. Aga ta oli väga ilus. Tšau, Sofi! Mis teed? No ehmata liiga toores veel. On see suur? Oo, seda suurt läheb kotti. Ja Sofi on lasteaiast toodud. Mõned Tallinna kirbukad on läbi käidud ja nüüd me naudime sügist. Me lähme, issi veab meid discgolfi mängima. Issi, kuule. Mis taldrikud need on siis? Mis taldrikud need on? Sofi, kas sa hakkad nende pealt resinaid sööma? Need ei ole need taldrikud. Need on mitte taldrikud, vaid kettad. Need on discgolfi kettad. Ja neid peab lennutama Näed, nagu lendavad Sofi näitab, kuidas tuleb. Sofi näitab, kuidas käib, ma ei oska. No Issil on esimene vise tehtud ja ketas on juba kadunud kuskil osas. Otsivad seal. Ma ei saa aidata, ma vlogin. Issi kott on see, jah? Joo. Issil on oma ketaste jaoks käekotikene ka. Kord. Oota, et sa kummardad
Läks? Noh, viska nüüd. Jõuga. Mitte meile pähe. Possi. Kas ei pidanud mitte vasakut viskama? Ja siis saab ka alt kätt saata. Vaata niimoodi. Emmi jookseb järgi kohe. Oi, ma ütleks, et see ei õnnestunud väga. No meil on Issiga nüüd siin pingeline võistlus tekkinud. Mõlemad viskasid oma esimesed ära. Suht samasse kohta, kaugusesse. Nii, mina nüüd pean viskama siin 2 puu vahed läbi põhimõtteliselt. No, ma annan sulle eesõiguse. Ongi minu kord. Ongi sinu kord. Teine vise. Aga ma võin niimoodi kallutada. Jaa, sa võid kallutada. Aga ma võin niimoodi siit vahelt ka läbi. Jaa, aga vaata, et sa nüüd Emmile pihta ei saa. No, ma siin näengi korvi. Korv on puu taga täpselt. Aga vaata pihtuda. Ruttu. Väga ilus. No teine vise mul ei õnnestunud. Ma olen hoopis kaugemale nüüd korvist. Aga samas mul on siin päris hea nähtavus. Siin ma olen ja seal on korv. Kas see on korv või? Sinu kord on see, jah? See on korv. Issi 3. vise läks mööda. Issi 3. vise sattus sinna ja minu oma siia. Nii et meil on väga tasavägine praegu. Mööda, mööda. Issi, sina nüüd ka mööda. Teem. 4 viskega. Ja mine. Mulle täitsa meeldib see mäng juba. Ja Issi mind keerustab siin takka muudkui, sest teised profimad muudkui ootavad siin meie järgi. Ja discgolf on väga populaarne. Kes oleks seda teadnud? Noh. Oi. Ja suus. Discgolf on see, kuidas loobitakse kettaid. Ja mis nende ketastega tegema peab? Peab viskama korvi. Ja mis siis saab, kui korvi läheb? Pead ära tooma. Aga kes võitja on? Issi. Nii, tere jälle. Discgolfi mängult tagasi koju minek. Hästi positiivne. Teisi mängijaid oli ka palju, nii et siis ei saanud päris algusest lõpuni kõiki radu teha läbi. Mõnus oli niimoodi kõik 4 metsas käia kettaid loopimas. Kas sa tahad, järgmine kord sa tahad veel minna või, Sofi? Jaa, ma tahan nüüd maha. Okei. Järgmise korrani siis, tšau!